Head õed ja vennad Kristuses! Kui te olite möödunud pühapäeval kohal esimese ülestõusmispüha teenistusel, võisite ehk märgata, et lisaks uuele kaunile repertuaarile on meie koguduse segakoor saanud ühtlasi rikkamaks ühe uue nime võrra, sest esmakordselt astus koor koguduse ette ladinakeelse nimega Cantate Domino. Ja tänases Jaani jutus soovingi teile seda nime lähemalt tutvustada ja sellega koos näidata, et uus on tegelikult taas leitud vana. Aga selleks tuleb meil heita pilk umbes täpselt 100 aastat tagasi Tartu Ülikooli koguduse ajalukku. Tartu Ülikooli kogudus asutati 19. sajandil saksakeelse Tartu Ülikooli tarbeks ja saksakeelsena tegutses see kogudus kuni Eesti iseseisvumiseni. Kui 1919. aastal avati Tartu Ülikool eestikeelsena, nähti ülikoolis ka kohe vajadust eestikeelse koguduse järele. Nii rajatigi 1921. aastal ülikooli saksakeelse koguduse juurde ka Eesti Pihtkond. Eesti Pihtkonna esimene õpetaja oli süstemaatilise usuteaduse professor Hugo Bernhard Rahamägi ning just tema eestvedamisel kutsuti kokku 1924. aastal, ehk siis 102 aastat tagasi, seltskond lauluhuvilisi ülikooli koguduse segakooriks. Esimestel aastatel juhatas seda koori Hans Valk. Edasises koori elus astuti väga oluline samm 1927. aastal, 99 aastat tagasi, kui selle parema majandamise eesmärgil asutati Tartu Ülikooli koguduse lauluselts ja selle nimeks valitigi just Cantate Domino ehk Laulge Issandale. Seltsi dirigendiks sai koguduse uus organist Joosep Paavik. Juba esimesel tegutsemise aastal hakkas lauluselts tähistama oma nimepäeva ülestõusmisaja 5. pühapäeval nimega Cantate, see on meil sellel aastal mai alguses. Ja ka toona sattus esimene nimepäev 1928. aastal maikuusse ja siis õnnistati ülikooli kirikus seltsile lipp. Ja mis veel juhtus? Sama aasta suvel toimus Tallinnas järjekorras juba 9. suur laulupidu. Aga esimest korda laulupidude ajaloos oli välja jäetud vaimulik muusika. Ja Cantate Domino otsustas esitada selle otsuse vastu väga ägeda protesti ja loobus lõppkokkuvõttes laulupeol üldse osalemast. Aga mis siin oluline on see, et seltsi meelsusavaldus koos teiste vaimulike muusikutega andis lõppkokkuvõttes tõuke Eestis vaimulike laulupäevade korraldamisele. Need toimusid esimest korda siis 1929. aastal siinsamas Tartus ja laulupäeva programmis olid vaimuliku suurvormina valitud osad Georg Friedrich Händeli oratooriumist Simson, mida kandsidki ette Cantate Domino ja Rakvere kirikukoor. Aprillis 1929 peeti Cantate pühapäeval lauluseltsi teist nimepäeva ja selle puhul kinkisid seltsi auliikmed koorile lipulaulu pealkirjaga Cantate Domino. Selle viisi lõi Tallinna konservatooriumi professor August Topmann ja sõnad jällegi õpetaja Rahamägi. Ja edaspidi saigi kombeks, et koor lõpetas oma proovi iga kord just selle lauluga. Imekombel õnnestus mul kirjandusmuuseumist selle laulu noot üles leida. Ja loodetavasti ei ole enam kaugel aeg, kui me saame oma vana lipulaulu kogudusele taas ette kanda. Lauluselts oli üldse oma esimestel tegutsemisaastatel väga aktiivne ja seltsile järelkasvu tagamiseks asutati 1928. aasta detsembris ka lastekoor. Selts korraldas lisaks korralistele laulmistele jumalateenistusel omaette kontserte ja peeti vaimuliku muusika õhtuid, nii et 1931. aasta kevade seisuga, kui tegutsetud oli nii 5 aastat, oli olnud esinemisi ühtekokku 122 korda. Sealjuures oli väljaspool Tartut käidud Riias, Valgas, Laiusel, Palamuses, Äksis ja Nõos.
Aga mis edasi sai? Pärast Joosep Aaviku lahkumist oma kodukohta Saaremaal juhatasid koori edasi koguduse uued organistid Alfred Karafin, kes on küll rohkem tuntud oma hilisema eestistatud perekonnanimega Karindi, ja tema järel Enn Võrk. 1930. aastatel seltsi aktiivsus tasapisi vähenes ja nüüdsest keskenduti peamiselt jumalateenistustel esinemistele. Ja oma roll oli siin kindlasti ka seltsi eestvedaja õpetaja Rahamäe valimisel ELK piiskopiks 1934. aastal ja tema lahkumine Tallinna. Ja olgu siinjuures veel vahemärkusena öeldud, et Rahamäe mineku järel Tallinna piiskoplikku toomkogudusse aktiveerus sealgi segakuritegevus ja on lausa kurioosne, et alates 1935. aastast hakkas toomkoor kandma uut nime Cantate Domino. Ja viimane teade siis Tartu Ülikooli koguduse lauluseltsi Cantate Domino laulmisest jumalateenistusel pärineb Postimehest 1938. aasta lõpust. Siiski veel mõni kuu hiljem avaldas Enn Võrk, dirigent Enn Võrk siis kuulutusi Postimehes, kus ta kutsus lauljaid väga-väga tungivalt proovidesse. Aga siiski tundub, et lauluseltsi tegevus oli hääbumas ja viimase põntsu sellele andsid Nõukogude okupatsioon ja Teine maailmasõda. Kokkuvõtvalt saame siis tõdeda, et Tartu Ülikooli koguduse lauluseltsil Cantate Domino on meie koguduses olnud 100 aasta eest kanda väga tähtis roll. Ja sellest johtuvalt sündiski otsus, et anname oma taas kokku tulnud koguduse koorile aegade ülese sideme hoidmiseks ajaloolise nime Cantate Domino. Loodame, et selle all tegutsedes saab meie koor Jumala abiga tuule tiibadesse veel pikaks ajaks. Ja kas pole mitte tore, et juba järgmisel aastal saame tähistada koguduse koori Cantate Domino 100. aastapäeva. Soovin meile õnnistatud jumalateenistust!